See algas õõvastava avastusega vees. Inimese kehaosa, mis hõljus järves ja mida iseloomustasid eristuvad tätoveeringud. Siis võttis see juhtum veelgi õõvastavama pöörde. Ja nüüd on ohvri 2 pereliiget vahi all. On palju küsimusi selle kohta, mis väidetavalt juhtus ühes kodus tundide kaugusel kohast, kus leiti hõljuv käsivars. Me käsitleme juhtumit, mille esitas Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Kujutage seda ette, on suvi, eks? Kõik püüavad õues mõnusat aega veeta. Ja kui sul on paat, siis on paljudes kohtades suurepärane aeg veele minna. Nii et kujuta ette, et oled koos perega vee peal, püüdes veeta muretut päeva, kui märkad midagi lähedal hõljumas. Selles olukorras annab isa oma tütrele aeru ja ütleb: kuule, kui me lähemale jõuame, tundub, et kaugemal on surnud kala. Kas saaksid selle lihtsalt meie paadist eemale lükata? Kui sa hoiad seda aeru, jõuad sa lähemale. Ja sa saad aru, et see, mis su ees ujub, ei ole surnud kala. Tegelikkus on palju hirmutavam kui see. See on lugu, mida üks naine räägib, et juhtus temaga, kui ta oli 28. juunil koos oma perega paadil. Ja Illinoisi osariigi politsei sõnul on see pilt sellest, mida see naine nägi. Tätoveering Green Bay Packersi kiivrist koos kolbaga. Ja kui ta seda väidetavalt nägi, teadis ta, et see, mida ta vaatab, ei ole surnud kala. Ja see, mida ta vaatas, kuulus kunagi inimesele. Me saime just teada šokeerivat uut infot selle loo kohta, mis väidetavalt ohvriga juhtus, aga ka mida veel. 2 inimest seisavad nüüd selle juhtumiga seoses süüdistustega silmitsi. Mida nad uurijatele rääkisid ja mida nad ütlesid, on väidetavalt äärmiselt häiriv. Selleni jõuame kohe. Aga enne kui me selleni jõuame, vaatame üle, kus see juhtum alguse sai. Siin tehti alastus 28. juunil Mattooni järves. See asub Kesk-Illinoisis. Me räägime umbes 3-tunnisest autosõidust lõuna poole Chicagost. Ja politsei sõnul vaatas ta vees just nimelt inimkätt. Kui ta kaldale jõudis, helistas ta hädaabinumbrile 911 ja vastuste otsimine algas. Illinoisi politsei sõnul üritasid nad välja selgitada, mis veel võiks vees olla, kus see käsi pärines ja kellele see käsi kuulus. Ja politseil kulus selle väljaselgitamiseks 2 päeva. Nii et nad avaldasid tätoveeringutes pildi avalikkusele lootuses, et kuna need oli üsna ainulaadsed, tunneb keegi ära, kellele need kuuluvad. Ja mõni päev hiljem tuvastasid nad ohvri, kelleks oli 38-aastane mees nimega Dale Wayne Turner. Ja ta elas sellest järvest tundide kaugusel Plainfieldis, Illinoisis. Siin on pilt Dale Wayne'ist, mille leidsime internetist tema Facebooki profiilipildilt koos tema naise Robiniga. Nüüd, mida me Turnerist teame, on see, et ta ei olnud mitte ainult Robiniga abielus, vaid ta oli ka suur Chicago Bearsi fänn. Ja tema perekond kirjutab GoFundMe lehel, mille nad on loonud, et koguda raha matusekulude katteks. Et tema huumorimeel ja lahkus tegid temast paljudele armastatud sõbra. Ja ta tegi alati kõik, et teisi aidata. Politsei ütleb, et need tätoveeringud on ilmselgelt üsna ainulaadsed. Need aitasid Turnerit tuvastada ja võimaldasid politseil kiiresti alustada uurimist, et välja selgitada, mis juhtus ja kuidas tema käsi sattus Mattooni järve. Turner elas selles majas Plainfieldis, Illinoisi, otse Jolieti lähedal. Ja internetis olid pildid sellest, kuidas politsei siin uurimist viis läbi vahetult pärast seda, kui teatati, et Dale Wayne Turneri käsi leiti Mattooni järvest. Nüüd, Dale Wayne'i käsi leiti 28. juunil. See kuupäev on väga oluline. See oli pühapäev. Politsei teatas temast kui selle juhtumi ohvrist kolmapäeval, paar päeva hiljem, 1. juulil. Aga see on tõesti huvitav. Vaata tema Facebooki lehte. Tundub, et ta uuendas oma profiilipilti 30. juunil, 2 päeva pärast seda, kui tema käsi leiti järvest. Praegu ei ole selge, kes võis olla see inimene, kellel oli juurdepääs tema Facebooki lehele ja kes sai tema profiilipilti 2 korda uuendada pärast seda kuupäeva, mil politsei sõnul Dale Wayne'i käsi leiti Mattooni järvest. Taustakontroll aadressil, kus politsei uuris ja kus nende sõnul elas Dale Wayne Turner, näitas, et ka tema naine Robin oli selle koduelanik. Siin on pilt Robinist ja Dale Wayne'ist koos. Paistab, et nad on reisil San Franciscosse ja külastavad Alcatrazi 2023 aastal. Nüüd, Robin on Turnerist veidi vanem. Ta on 62-aastane. 2022. Aastal postitas Turner tsitaadi. Head 12. aastapäeva mu elu armastusele, Robin Monroe Turnerile. Ma armastan sind nii väga, kallis. Olgu neid veel palju ees.
nüüd ei ole selge, kas Turnerid olid Dale Wayne'i surma ajal veel abielus, aga ma tahan sulle seda näidata. Siin on Robin Turneri eritreerumis foto. Politsei on ta Dale Wayne Turneri juhtumiga seoses vahi alla võtnud ja selle kohta on praegu veel palju küsimusi. Ja ta ei ole ainus inimene, keda selles juhtumis süüdistatakse. Siin on arreteerimisfoto teisest isikust, kes on arreteeritud seoses sellega, et Dale Wayne Turneri käsi leiti Mattooni järvest. See on James Adams. Ta on 26-aastane ja kuulujuttude kohaselt on ta samuti Dale Wayne Turneri sugulane. 2022 aastal kirjutas Dale Wayne Facebookis: palju õnne mu väikesele vennale James Adamsile 22. sünnipäeva puhul. Me armastame sind ja oleme väga uhked selle üle, kui kaugele oled jõudnud, kasvades poisist meheks. Ema oleks sinu üle väga uhke. Ja ma tean, et ta naeratab sulle täna taevast. Palju õnne sünnipäevaks, väike vend. Nüüd on Robin Turner ja James Adams süüdistatud tapmise varjamises ja inimkeha tükeldamises. Suur küsimus praegu on aga see, mis juhtus Turneriga ja kuidas tema käsi sattus järve, mis asub umbes 3 tunni kaugusel lõunas Dale Wayne Turneri elukohast. Pühapäeva õhtul teatas Willie maakonna, Illinoisi koroner, et nende arvates oli Turner tõenäolise tapmise ohver. Samuti öeldi, et ta tunnistati surnuks kell 21:17. Kolmapäeval tema kodus Plainfieldis, Illinoisis. Samuti öeldakse, et tema jäsemed mitmuses leiti Mattooni järvest, mis tähendab, et sellest järvest leiti rohkem kui üks kehaosa. Mis puudutab Turneri ametlikku surmapõhjust, siis see pole veel kindlaks tehtud. Turneri surmakuupäev on 1. juuli, mis on pärast seda, kui tema käsi leiti 28. kuupäeval. See näib klapivat ajaga, mil politsei saabus tema koju Plainfieldis, et ilmselt täita läbiotsimismäärust ja suunata oma uurimine siia. Pole selge, millal politsei arvates Dale Wayne Turner väidetavalt tapeti. Selle salvestuse tegemise ajal ei ole selles juhtumis veel mõrvasüüdistusi esitatud. Vaatame nüüd seda uut teavet, mida kohtudokumendid väidetavalt selles juhtumis avalikustavad. Ja see on oluline. Herald Newsi andmetel leidsid politsei Plainfieldi, Illinoisi kodus sügavkülmikust Turneri pea, kaela ja torsot. See sügavkülmik oli väidetavalt kanaliteibiga kinni tõmmatud, sellel oli tekk peal ja isegi betoonplokid olid sügavkülmiku peal, kus hoiti neid väidetavalt tükeldatud kehaosi. Nüüd ütleb politsei, et sügavkülmiku alt leiti saetera, millel oli ajalehe andmetel midagi, mis nägi välja nagu veri. Nüüd ütleb politsei, et Adams, see tähendab Dale Wayne Turneri poolvend, olevat väidetavalt inimestele tunnistanud, et tappis Turneri teda surnuks pussitades. Nüüd, Robin Turner, see on Turneri naine. Politsei andmetel aitas ta väidetavalt kuritegu varjata. Politsei sõnul osteti see sügavkülmik, milles olid laibast eraldatud kehaosad, mis olid kaetud teibi ja tekkidega väidetavalt just selle kuriteo varjamiseks. Nüüd väidetavalt ütles Adams uurijatele, et ta ei kavatse rääkida. Kuid prokurörid ütlevad, et pärast seda, kui talle loeti ette tema Miranda õigused, ütles Adams omal algatusel: ainus asi, mida ma ütlen, on see, et ma tegin seda enesekaitseks. Ma ütlen teile seda, tsitaadi lõpp. Nüüd väidetavalt ütles Robin Turner, et Dale Wayne ja Adams sattusid kaklusse ning Adams pussitas oma venda mitu korda. Seejärel väidetavalt süüdistab ta Adamsit, öeldes, et just tema käskis tal aidata seda kuritegu varjata. Meiega on nüüd Illinois'ist ühenduses, et sellest juhtumist rääkida. Chicago politseiosakonna eeru läinud detektiivikomandör Will Svillar, kes on ka üks saate Big City Crime Insight Red Tape juhtidest, mida saate vaadata siinsamas YouTube'is. Will Svillar, alati on hea meel sind siin Law and Crime saates näha. Tead, mõte sellest, et keegi veedab nädalavahetust Mattooni järvel ja siis äkki näeb Packersi kiivrit ning saab aru, et see ei ole surnud kala. Uriia seisukohast, see käsi, millest on nii morbiidne rääkida, tõuseb pinnale ja sellel on endiselt tätoveering peal. Mida see sulle ütleb? Noh, see ütleb mulle paar asja. Esiteks, keegi pani selle sinna. See on üks asi. See erandus tema kehast, tead, juhuslikult. Aga siis hakkad mõtlema, kas see oli paadiõnnetus, kas see oli midagi sellist? Ja sa nägid seda tätoveeringut ikka veel väga selgelt. Ja sellest, mida ma nägin, nende piltide põhjal, mida ma nägin, tundus nahk olevat üsna heas seisukorras, mis ütleb mulle, et see polnud seal väga kaua olnud. Jaa. Ja ma arvan ka, et kohtuarst ütles, et leiti mitu jäset. Ja ma tean, et nad olid järve ääres. Osariigi politsei. Ma usun, et see oli Cumberlandi maakonna šerifibüroo. Otsisid seda järve mõnda aega läbi. Ja nad suutsid leida, kohtuarsti sõnul, jäsemeid mitmuses. Ja nad ütlesid, et lahkamine tehti.
Veel üks morbiidne küsimus. Kui suur osa kehast on tegelikult vaja, et lahkamist teha? Noh, mida sul vaja on, kui sa teed lahkamist, siis sa püüad välja selgitada, mis juhtus. Sa püüad leida surma põhjuse ja viisi. Nii et tead, paar kätt, jäset, jalga, jalalaba. See ei pruugi kogu lugu ära rääkida. Minu kogemuse põhjal räägivad pea ja torss kogu loo ära. Nüüd, kui sul on ilmselgelt, kui sa oled leidnud pea või jälle, mitte et oleks morbiidne, või torssi, ja sa näed ilmset kuulihaava või ilmset noahaava. Nüüd saad sa teha otsuse surma põhjuse ja viisi kohta, aga kui sul seda pole, on see üsna keeruline. Öelda, mis selle inimese tappis. Jah, ja nad hakkavad jälge ajama, sest teatud määral tead, see, et tal oli ta on Bearsi fänn, aga see on nagu Backersi kiiver, tead, kolbaga. See, et see seal oli tõesti midagi ainulaadset, mida korrakaitsjad said siis avalikkusele näidata. Ja keegi, võib-olla pereliige või sõber ütles, kuule, ma tean, kes see on. Ja siis lähevad nad ühte majja Plainfieldis, Illinoisis ja ilmselt suudavad nad sealt leida veel rohkem tõendeid, mis viivad nende 2 inimese vahistamiseni. Aga enne kui me selle uurimise osani jõuame, eks sa oled filmidest näinud, kuidas inimesed viskavad laipu või laibaosi veekogudesse. Kui süüdistused peavad paika, siis kui kogenud kurjategijast me siin räägime, kui kehaosa tuli järvepinnale nii, et paadisõitjad nägid seda ja lihtsalt lükkasid selle eest ära. Noh, jälle, ma ei taha liiga detailselt ega morbiidselt kõlada. Tiha tõuseb pinnale, kui seda pole korralikult ette valmistatud. Ma mõtlen selle all seda, et kui sa mähid selle presendi sisse ja paned raskused peale, siis võib-olla jääb see põhja. Aga kui sa lihtsalt viskad midagi prügikotti, näiteks käe või jalad prügikotti, siis loomad või kalad saavad sellele ligi. Nad hakkavad seda lahti rebima ja siis tuleb see pinnale. Nii et ma ei räägi siin mingist eriti osavast kurjategijast. Ja tundub, et nad arreteerisid üsna kiiresti, kui surnukeha osa leiti. Kui sellel poleks olnud tätoveeringut, siis kuidas te oleksite aru saanud, et see oli Dale Wayne Turner? Sõrmejäljed. Kui teil oleks käsi olnud, oleksite võib-olla saanud sõrmejäljed kätte, sõltuvalt sellest, kui kaua keha vees oli. Aga ma olen näinud, et sõrmejäljed on taastatud. Tegelikult lisatakse sellele vett, et sõrmejäljed tagasi tuua. Sõrmejäljed võiksid aidata. Tead küll, siis pead. Kui see ei tööta, pead kadunud isikute andmebaasist otsima. Sa pead, saad võtta luuidi ja proovida teha DNA analüüsi. Nii et on viise, kuidas isikut tuvastada, aga eriti arreteerimiste puhul. Näiteks, kui me kedagi arreteerime ja tema sõrmejäljed võtame, siis pildistame ka tema tätoveeringud. Ja sellest saab osa otsitavast andmebaasist, millega saab kedagi tuvastada. Saad tätoveeringuid otsida, näiteks Green Bay Packersi kolp. Kui ta on arreteeritud ja seda pildistati, siis see ilmub välja. Ja teine osa ka, lihtsalt vaadates neid 2 inimest, kes praeguseks on süüdistuse saanud. Ja kui me seda salvestame, siis mõlemad neist, Robin Turner, keda me usume olevat või olevat olnud, Dale Wayne Turneri abikaasa tema surma ajal. Ja siis keegi, kes näib olevat tema vend, James, on samuti süüdistuse saanud, kuid neid ei ole praegu mõrvas süüdistatud, sel ajal, kui me seda salvestame. Täna on neil kohtuistung Willi maakonnas, Illinoisis. Neil on esitatud süüdistus surnukeha varjamises. See on see, millega nad praegu silmitsi seisavad. Ja mitte tapmissüüdistusega, millega nad praegu silmitsi seisavad. Mida oleks selles olukorras tegelikult vaja, et esitada tapmissüüdistus? Huvitav selle süüdistuse juures, mida ma lugesin, oli teise inimese põhjustatud surma varjamise süüdistus. Ja, just see oligi see täpsemalt. Nii et teise inimese põhjustatud surma varjamine viitab sellele, et tegemist oli mõrvaga. Ma ei peaks seda ütlema. See viitab sellele, et tegemist oli tapmisega. Nüüd, tapmine ja mõrv on erinevad asjad. Tapmine tähendab lihtsalt seda, et ühe inimese surm on põhjustatud teise inimese poolt. Ühe inimese surm teise käe läbi. Mõrv on tavaliselt süüdistus. Aga ma saan ainult oletada, et kui nad sellesse majja läksid, oli tõendeid küllaga. Sest nad ütlesid kiiresti, et me teame, kes see on. Me ei vaja rohkem vihjeid. Ma pean uskuma, et oli mingid tõendeid, mis viitasid sellele, et see mees sai oma otsa kellegi teise käe läbi. Nii et ma arvan, et sealt nad selle süüdistuse saidki. Aga sa ei saa mõrvasüüdistust enne, kui kohtuarst on surma põhjuse ja viisi kindlaks teinud. See on väga haruldane, ma arvan, et selliseid jõhkraid juhtumeid nagu see ei juhtu tihti. Mitte, et neid ei juhtuks üldse, aga et see oleks juhuslik ja ohver ei olnud sellele konkreetsele inimesele tuttav. Selles juhtumis on üks inimene, kes näib olevat ohvri naine ja teine, kes näib olevat ohvri vend.
ma arvan, et kui uurimine algab ja sa saad teada, kes see inimene on, siis kuidas sa suhtled kellegagi nagu Robin Turner, teades, et võib-olla olid nad sel ajal veel suhtes? Tundub, et nad ei olnud selleks ajaks sotsiaalmeediasse pilte postitanud, kui see midagi tähendab. Kuidas sa selle uurimise osa ette võtad ja justkui keskendud temale, mitte ei vaata mujale? Tead, see taandub lihtsalt põhilistele küsitlemisvõtetele. Kui sa leiad kellegi, siis sa tead, kes see inimene on. Ja jällegi, ma ei tea, kuidas nad selle inimese tuvastasid. ma tean, et see oli tätoveeringu kaudu, aga ma ei tea, kas mõni teine pereliige helistas ja ütles, et see on minu vend või keegi teine sugulane. Aga sa lähed sinna ja teavitad lähimaid omakseid. Ja kui sa lähed lähimaid omakseid teavitama, siis saad sellest mingi tunde kätte. Ja see ülekuulamine, tead, see küsitlemine läheb teistmoodi. Kui sa hakkad kedagi kahtlustama, siis sinu küsitlemisvõtted muutuvad. Ja ilmselgelt pead sa, tead, kui sa hakkad vastanduma, siis pead neile nende õigustest teada andma. Aga see on lihtsalt põhimõtteliselt uksele koputamine ja ütlemine, kuule, kas sa tead, kus su abikaasa on. Ja siis hakkad sellest tunnetuse saama. Ja siis läheb asi sealt edasi. Ja ma olen kindel, et nad said maja läbiotsimiseks läbiotsimismääruse. Ja jälle, nagu ma arvasin, usun ma, et oli piisavalt tõendeid, mis toetasid nii tapmise varjamist kui ka surnukeha tükendamist, millega nad minu arvates samuti süüdistuse said. Ja selle äärmiselt morbiidse juhtumi teemal tundub, et just selles Plainfieldi majas leiti suur osa neist tõenditest. Kui raske on, tead, juhtumi puhul, kus kedagi tükeldatakse, seda tegelikult varjata? Mida sa otsid, kui lähed majja, mis annab sulle märku, et just siin võis see kuritegu aset leida? No üsna ilmselgelt otsid sa verd. Ja ükskõik kui palju sa ka ei püüaks verd koristada ja tead, minu vähese kogemuse põhjal tükeldamisjuhtumitega üritatakse seda tavaliselt teha vannis. Aga veri satub igale poole ja sul on ka tööriistu vaja. Ja neid tööriistu on väga raske puhastada. Nii et kui sa sinna lähed, otsid sa ilmselgelt verd. Ja see võib tähendada ka seda, et sa uurid äravoolulõkse, et näha, kas äravoolulõksudes põrandaliistu all on verd. Isegi kui sa põrandat pesed, võib veri pritsida põrandaliistu alla. Ja sa võid leida verd liistude alt, kui inimesed üritavad koristada. Rätikud, nagu ma ütlesin, tööriistad. Tööriistadel võib olla ka koetükke. Nii et sa teed põhjaliku, täieliku läbiotsimise selles majas. Võtad aega ja kogud kokku kõik, mis võiks viidata sellele, et neid asju kasutati selle inimese tükeldamiseks. Ja see on šokeeriv, kui sa näed pilte, kus Dale Wayne Turner on koos Robin Turneriga ja isegi seda, kuidas ta soovis oma nooremale vennale palju õnne sünnipäevaks. Lihtsalt, mis siis viimaste aastate jooksul juhtus, et väidetavalt selleni jõuti? Jällegi, neid ei ole veel mõrvas süüdistatud. Aga ma mõtlen ka sellele järvele, kus nad olid. See on üsna populaarne suvine koht Kesk-Illinoisis, kuhu inimesed lähevad aega veetma. See avab ukse võimalusele, et piirkonnas võisid sel ajal olla kaamerad. Ma mõtlen, et seda uuritakse. Nüüd tundub, et see maja asub kenal äärelinna piirkonnas. Kuidas sa lähened sellele, et välja selgitada seost selle kodu vahel, kust leiti palju tõendeid ja koha vahel, kus need kaks väidetavalt arreteeriti ning lõpuks Matoni järveni, kus need kehaosad leiti? On palju erinevaid tehnikaid. Saad kasutada nende mobiiltelefone, saad proovida jälgida nende liikumist mobiiltelefoni abil. Me rääkisime selles saates hiljuti, sellest geopiiramisest. Jah, kus sa saad kasutada Google'it, et proovida nende asukohti jälgida. Aga tead, ülemkohus ütles, et selle kasutamisel pead olema natuke ettevaatlikum ja täpsem. Aga see tööriist on sul ikkagi olemas. Kaamerad, nagu sa ütlesid, kaamerad on igal pool. Me teame seda. Kui seal on paadisild, siis on paadisilla peal kaamera. Selles võid kindel olla. Sellised asjad. Ja jälle, sa ei tea, mida need inimesed ütlesid. Nad võisid ka ütlusi anda. Süüdistades üksteist või siis üht, teist või mõlemat. Nii et sa töötad kogu selle infoga, aga nende liikumiste jälgimiseks on sul telefonid, kaamerad, need on kaks suurimat tööriista, mida me kasutame. Kui tihti juhtub, et juhtum, kus keegi on süüdistatud näiteks surnukeha varjamises ja tükeldamises, ei lõpe sellega, et talle esitatakse süüdistus mõrvas? Kuidas see protsess käib? Me peame ootama kohtuarsti arvamust. Ja jälle, sul peab olema teada surma põhjus ja viis või pead suutma tõestada, et kui surma põhjust ja viisi ei saa kindlaks teha, siis sa ei saa olla ainult mõrv. Tead, aga me ei tea, sa ei tea. Nad võivad öelda, et see on kohtutoksikoloogia küsimus. Võib-olla oli see üledoos. Nad sattusid paanikasse ja otsustasid, et peavad laivast lahti saama, sest see oli üledoos. Ma olen seda rohkem kui ühel korral näinud. Aga sul on vaja surma põhjust ja viisi kohtuarstilt. Või siis väga tugevat kaudsete tõendite põhjal koostatud juhtumit, et ilma surma põhjuse ja viisita mõrvasüüdistust esitada. See saab olema peaaegu võimatu. Aga isegi varjamise eest, milline vanglakaristus selle eest oleks? Kui?
Need on kõik süüdistused, millega nad silmitsi seisavad ja ma tean, et nad on kohtus mingil määral. Kui me praegu salvestame ja ootame, et infot kohtust tuleks, siis kui tõsise vanglakaristusega nad praegu silmitsi seisavad, kui need on ainsad süüdistused, mis neil on? No see ei ole X-klassi kuritegu. Tead, see on tapmise varjamine on kuritegu, aga see on kuritegu. Tõenäoliselt on see tingimisi karistatav. Isegi näiteks keha tükeldamise puhul. Kuidas sa seda varjad, on sinu asi. Ma mõtlen, et sul on ka keha tükendamise süüdistus, sest see on lisasüüdistus. See on natuke raskem kuritegu, aga tegelikult tahetakse ikkagi X-klassi mõrva süüdistust. Nii et sa pead selle kallal tõsiselt tööd tegema. See ei ole väga pikk aeg. Ja sõltuvalt nende taustast võib see tegelikult olla ka tingimisi karistatav. Wow. Ja siis ma arvan 2 neist lihtsalt. See satsi asi, et sa lihtsalt näed ma mõtlen, kui tihti sina näed neid juhtumeid, kus avastad surnukeha ja siis on see pereliige ja ma ei ütle, et siin oleks nii juhtunud. Muidugi. Kõik on praegu vaid oletus ja nad on süütud, kuni nende süü on tõestatud. Aga mida sina arvad sellest, kui näed inimesi, kes olid mingi aja jooksul näiliselt nii armunud? Ja siis oleme siin vaid paar aastat hiljem, kus nende arreteerimisfotod on avalikkuse ees ja neist räägitakse tõsielu kuritegude saadetes nii õudse asja pärast nagu laiba tükeldamine. Me ei tea, kuidas ta suri, aga juba mõte teise inimese tükkideks lõikamisest, nagu nad seda väidetavalt tegid. Ja siis visata surnukeha järve keskele, mis on 3-tunnise sõidu kaugusel. Kuidas sa? Isegi kui oled selliseid juhtumeid uurinud, suudad seda mõista. Kas see on iga kord lihtsalt nii šokeeriv? See ei ole lihtsalt surnukeha tükeldamine. See on oma abikaasa või venna tükendamine. Tead, see on raske. Raske on sellest aru saada tavalise inimesena nagu meie. Me oleme ju tavalised inimesed, eks. Sellest on raske aru saada, ükskõik mis juhtub. Ja veel kord, üks asi, mida ma ei saa piisavalt rõhutada, meil pole aimugi, mis kellegi teise kodus toimub. Tead, kui sa ei ole seal sees, kui sa ei ole osa sellest, siis meil pole aimugi, mis toimub. Ma mõtlen, ma tunnen oma naabreid päris hästi. Mul pole aimugi, mis nende majas toimub. Tead, seal võib igasuguseid asju toimuda. Kes teab, mis juhtus, mis nad sellesse punkti viis ja kes teab, mis põhjustas selle mehe surma. Ma arvan, et me saame üsna pea teada ja ma arvan, et esitatakse raskemad süüdistused. Jah, ma oleksin üllatunud, kui neid ei karmistataks. Ja siis lihtsalt, viimasena, üks asi, mida ma märkasin. Ma ei usu, et kohalik meedia sellest räägib, aga sa siiski näed. Dale Wayne Turneri Facebooki profiilipilt muutus 2 päeva pärast seda, kui tema käsi sellest järvest leiti. Uriana, kas sa teed sellest mingit järeldust? Ma mõtlen, me võiksime eeldada, et ta ei olnud enam elus, tead. Ei olnud enam elus sellel hetkel, kui see juhtus. Nojah, mida sina sellest arvad? Kui sa oled keegi, kes selle juhtumiga tegeleb, Nii et jällegi, see saab olema nende vastutavate inimeste nõrk katse öelda, et oodake nüüd, ta on lihtsalt kadunud. Vaadake, ta on oma lehte uuendanud. Ta on ilmselgelt kusagil ja uuendab oma Facebooki lehte. Teate, jäsemete avastamine ei olnud ilmselt midagi, mida nad ootasid, aga see on lihtsalt keegi, kes üritab oma jälgi peita või suunata õiguskaitseorganeid teisele rajale. Ja sa mõtled ka, ma mõtlen. Iga kord, kui sa Facebookis midagi teed, teavad kõik täpselt, kus sa oled. Ma mõtlen, kui palju andmeid neil on. Jah. Ja nad jälgivad sind, mis on juba täiesti eraldi teema. Aga tead, mõte sellest, et võib-olla õiguskaitseorganid ei tea, kust ta profiili uuendas või kust profiili uuendati, kes peale tema sellele ligi pääseks. Huvitav oleks näha, kas see siin mängu tuleb. Lihtsalt kurb. Ma mõtlen, et kõik need juhtumid on kurvad, aga mõtle sellele. Saame teada, mida politsei arvab, et siin juhtus. Aga kindlasti on kurb, kui vaadata õnneliku paari pilte. Ja siis, et see mees niimoodi oma elu kaotas, see on lihtsalt uskumatult traagiline. Will Svillar, pensionil detektiivikomandör Chicago politsei osakonnast, üks meie sagedasi külalisi siin saates. Ja ma tean, et sul on oma saade, mida inimesed saavad YouTube'ist leida. Mida inimesed selle kohta teadma peaksid? Big City Crime Inside the Red Tape. Seal olen mina ja 2 mõrvauurijat, kellega ma töötasin üle 10 aasta. Ja meil on FBI agent Maureen O'Connell, kes on väga tark. Ta on töötanud 25 aastat FBI's tõendite kogumise alal. Danny Stover, Tim Murphy. Me töötasime koos palju aastaid. Me lihtsalt püüame anda inimestele perspektiivi. Ma mõtlen, et seal on palju inimesi, kes räägivad juhtumitest. Me püüame anda seda perspektiivi, mida meie näeme seespoolt punast linti. Ja mida me selle all mõtleme, on see, et kuriteopaiga lint on väljas. Enamik inimesi on väljaspool kuriteopaiga linti. Meie oleme olnud selle sees. Ja tead, kui sa tahad näha, millega me tegeleme, siis täna kell 6 õhtul keskvööndi aja järgi läheme otse-eetrisse. Heida meile pilk peale. Vaata, kas sulle meeldib. Jah, see on suurepärane saade. Tõesti huvitavad vaatenurgad seal.
aitäh nagu alati, Will Sveilar, et olid siin saates On the Case. Me hindame seda. aitäh, Chris! Sellega ongi kõik saatest On the Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti striimime ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmine kord.